Pirital joostes tuleks vaadata ka hästi enda jalgade ette, sellepärast, et võite sattuda surmalõkku. Just nii juhtus ka tervisesportlase Indrekuga, kes Pirita Kosel niinimetatud Pätsu koolitaguses metsas oleks äärepealt oma koerast ilma jäänud. Indrek oli koos oma koeraga igapäevast metsajooksu tegemas, kui korraga kutsa maa alla kadus. Indreku sõnul kattis sügavat auku ainult õhuke vineer, mis koera raskuse all läbi vajus. Jooksin koeraga ja koer kukkus sisse ja kargasin ise järgi. Tõmbasin välja nafta seest. Nina oli veel väljas ahmis õhku. Viimasel hetkel sain kätte. Kool on siin kõrval, et siin võib igaste asja juhtuda. Kes sisse kogub, ei pruugi enam välja saada. Või võib olla kuskil sügaval ja ta võib ka 3-4-5 meetrit alla. Koer oli kodukuudis üleni nafta ja fekaalide taolise limaga koos. Indrek ei teadnud siis veel, millega koer tervislikult puhtaks küürida. No nii tundub, et meie teadjamehed on siiski ikkagi puusse pannud, et Eestis on tegelikult naftat ja seda leidub Pirital. Pirita linnaosavalitsuses ei oldud aga salapärasest maa-alusest käigust veel midagi kuuldudki. Sinna võivad ju kohalikud lapsed uppuda. Ega viimasel ajal Pirital lapsi pole kaduma läinud. Julmad väljad ei ole nagu läinud, jah. Aga see maa kuulub ilmselt koolile. Ilma plaanita ma ei oska selle peale mitte midagi vastata. Seda peab ikka vaatama plaani pealt, kus kellegi piirid lähevad. Pirita linnaosavalitsus lubas ohtliku augu kaotada. Reporter hoiab teid sündmustega kursis. Teist korda samasse auku kukkumine võib olla kellelegi surmav. Surmalõkku! Sa räis!